Tere ja tere tulemast tagasi Matilda Kokakooli, maailma parimale kokandusalasele YouTube'i kanalile, kus parimad hetkel saadaolevad spetsialistid valmistavad siis maailmaköögi kokakunstialaseid meistriteoseid. Kuna sel reedel, 21. märtsil on rahvusvaheline prantsuse saiapäev, siis valmivad täna siinsamas köögis prantsuse söögikultuuri alustalad, bagetid. Bagetid on taaskord midagi, mida ma pole varem teinud, aga kuna ma olen varem saia päris palju küpsetanud ja tegemist on kõige tavalisema pärmitaignaga, siis how hard can it be? Vaja läheb meil jahu, juba kaalutud, siis läheb vaja pärmi, samamoodi kaalutud, soola, vett ja pisut starterit või siis poolish, nagu seda siis inglise keeles nimetatakse. Kahjuks minu kokandusalane sõnavara on üsna piiratud, seega nimetagem seda siis lihtsalt juuretiseks. Kui sul on olemas ka kodus näiteks haputaigna juuretist, siis võib kasutada ka seda. Ei pea olema kultuurpärmiga tehtud juuretis, nii nagu mul siin. Võib kasutada ka haputaigna juuretist. Aga võib ka teha üldse ilma juuretiseta, ka see ei ole probleem. Tegemist, nagu ma ütlesin, on mul siis siin kultuurpärmi juuretisega, mis on toatemperatuuril käärinud umbes minu puhul siis ma arvan 18 või 20 tundi. Tegelikult kääritatakse umbes 12–16 tundi ja võib teha ka siis kääritamist külmikus veel pikemalt. Aga selleks, et mina siis oma juuretist siin niimoodi 18 tundi kääritada sain ja et ta üle ei kääriks, siis panin juuretisse eile imevähe pärmi, et hästi-hästi killukese, tõesti, ma ei tea, 0,05 grammi näiteks. Ja mis on juuretise eesmärk sellise prantsuse saia puhul? Juuretise eesmärk on see, et maitseomadusi parandada. Pikem käärimine annab pärmile ja bakteritele rohkem aega siis jahus leiduvate tärkliste lagundamiseks, suhkruks ja alkoholiks ja hapeteks. Ja see lisab siis sellisele saiale omapärast pähklist ja haput maitset. Lisaks aitavad siis tärklise lagunemisel tekkinud suhkrud kaasa ka siis selle saiakooriku karamelliseerimisele või karamelliseerumisele ja krõbedamaks muutumisele, mis on siis selline bageti eriline omapära, et ta on selline hästi-hästi krõbe. Ja loomulikult ei saa me üle ega ümber kohvist. Kohvi läheb alati. Mitte küll taigna sisse, aga koka sisse. Ja kääritamisest veel nii palju, et mida kauem sa kääritad seda juuretist, näiteks 24 tundi, siis seda rohkem annad sa aega sellisele tärklisele ja gluteeni lagundamisele, mis väidetavalt pidi muutma saiaga kergemini seeditavaks. Kuna mul seda probleemi ei ole, siis ma ei oska kommenteerida, kas on kergemini seeditav või mitte. Seega, nagu ma ütlesin, reedel rahvusvaheline prantsuse saiapäev ja kui tahad reedel maitsta värskeid ahjusoojasid bagette, siis peaksid alustama ettevalmistustega juba neljapäeva õhtul ja juuretisega. Aga nüüd siis taigna juurde tagasi. Klassikaliselt, nagu ma ütlesin, pärmitainas tehakse seal umbes 70–75% hüdratsiooniga. Mina täna teen 68% hüdratsiooniga puhtalt seetõttu, et siis on tainast lihtsam töödelda ja käsitleda ning mind personaalselt need suured õhuaugud seal saia sees nii väga ei köida, sealt kipub moos ja või lihtsalt läbi tilkuma. Asume siis asju omavahel kokku segama. Kõige lihtsam on kõigepealt pärm segada läbi veega, lahustada vees ära. Siis on kindel, et ta kõik ilusti ära seguneb. Siis mina panen siia samasse vee sisse ka soola. Paljud ütlevad, et soola ei tohi panna pärmiga kokku. Mina väidan vastupidist, et sellest ei juhtu midagi. Aga
eks igaüks otsustab ise. Kuna mul on lihtsalt selline suure teraline sool, siis ma ei saa seda lihtsalt jahu sisse panna, et ta ei sula muidu ilusti ühtlaselt ära. Pärm ja sool on nüüd vee sees ilusti ära lahustatud ja mis siin ikka, valame lihtsalt selle siia jahu sisse. Ja viimasena panen siis sellest teisest kausist taignasse juuretise. Juuretis on selline hästi ilusalt mullitav ja käima läinud. Lõhnab päris imeliselt. Segame selle siis kõik nüüd ilusti läbi. Kellel kodus on, võib kasutada taigna miksrit. Minul seda ei ole, kõik käib käsitsi. Esialgu tainas pärast segamist jääbki selline stiki, käte külge kinni ka, aga see on täiesti okei, selline ta peabki olema. Aga nüüd siis läheb vannivits pähe kausile ja paneme taigna pooleks tunniks seisma ja ootama ja siis hakkame sõtkuma. Pool tundi on möödas ja aeg on hakata tainast sõtkuma. Miks ma lasin tal pool tundi seista, on see, et siis juba puhtalt ajatoimel, aja ja vee toimel saab siin jahus või taignas see gluteen hakata moodustuma ja on oluliselt lihtsam teda sõtkuda. Kui sa teed seda masinaga, siis sa ei pea seda pool tundi ootama, vaid võid kohe, kui sa neid asjad kokku masinas segad, siis lasta tal taigna valmis sõtkuda siis mehaaniliselt. Kuna ma teen siin 68% hüdratsiooniga tainast, siis seda on täiesti okei sõtkuda. Kui ma oleksin teinud vedelama, siis ma oleks pidanud kasutama siin sellist voldi ja venita tehnikat. Aga jah, nagu ma ütlesin, selline paksem tainas, tugevam tainas ja saab ka sõtkudes täiesti kenasti hakkama. Võtame sõrmus ära ja hakkame sõtkumisega pihta, mis siin ikka. Sõtkunud samas kausis, ei hakka tööpinda määrima. Saab täiesti vabalt ka siin kausis kenasti sõtkutud. Nagu näha, siis selle poole tunni seismisega tainas muutub juba oluliselt kergemini töödeldavaks. Enam ei võta käte külge kinni ja kenasti lööb ka juba kausi seina küljest lahti. Sõltuvalt sellest, kui tugeva käega keegi on, siis sellest sõltub see aeg, kaua sõtkuma peab. Minul läheb umbes 5-7 minutit selle sõtkumisega. Juba on ilusti käte küljest lahti ja ka kausi küljest lahti. Et ma arvan, et võibki selle sõtkumise lõpetada ja panna taigna kerkima. Üks selline 1,5 tunniks, 2 tunniks kuhugi sooja kohta. Mina raputan natukene siia kerkimisajaks taignale pisut ka jahu peale. Ja mis on selle jahu raputamise point on see, et siis ei põgene see õhk siit taigna seest ära, vaid jääb see taigna sisse ja ajab seda tainast siis nii-öelda kerkima. No nii, vahepeal on märkamatult 1,5 tundi möödas või möödunud ja aeg on teha siuke taigna eelvormimine. Ehk siis valame taigna siit, kerkinud taigna siit kausist jahuga kaetud tööpinnale ja vorbime siis sellest taignast sellised pallid, millest siis hiljem teeme paketid. Top tipp, kui sul on või kui sulle meeldib selline jahedamapoolne elamine, jahedamapoolne köök, siis soojem koht või siuke hea soe koht, kus taigend kergitada, on ahi. Kui panna ahjus lihtsalt tuli põlema, siis see juba tekitabki sellise piisavalt sooja keskkonna, kus taignal hea kerkida. Aga mis nüüd ikka? Kallame taigna siia jahuga kaetud tööpinnale ja vorbime siis sellest esmalt 2
palli, siis laseme taignal natukene puhata ja siis vorbime nendest 2 pallist paketid. Käed on mõistlik kergelt jahuseks teha, siis on parem seda taigent siin töödelda ja manipuleerida. Kes tahab, võib taigent täpselt kaaluda, et ikkagi oleks pool ja pool. Meil siin Matilda Coca-Coolis käivad asjad silma järgi, ehk et panen umbes silma järgi pooleks taigna. Nagu ma ütlesin, teeme taignas sellised pallid. Ja jätame taigna puhkama natukeseks. See taigna puhkamine on vajalik selleks, et taigen oleks kergemini vormitav. Et kui ma nüüd neid palle siin kohe praegu üritaksin vormida pakettideks, siis taigen oleks üsna selline kangekaelne. Aga kui ta natukene puhkab, siis need gluteenisidemed muutuvad natukene kergemini töödeldavaks ja ma saan ta siis selliseks pikaks paketiks vormida. Aga panengi nüüd katte alla siuke 10-15 minutiks puhkama. Seni kuni need pallid või taignapallid siin puhkavad, seni on hea aeg ette valmistada paber või siis pind, kuhu panna paketid, kui nad on vormistatud või vormitud, panna kerkima enne ahju panekut. Mina kasutan selleks küpsetuspaberit. Kes on siuke aktiivsem pagar, sellel ilmselt on kodus olemas ka spetsiaalne riie, mille peale seda panna. Mina toimetan lihtsalt selle küpsetuspaberiga. Küpsetuspaberi peale panen ohtralt jahu. Keskele teen sellise vaheseina, et need 2 paketti omavahel küll toetaksid üksteist kerkimise ajal, aga ei jääks üksteise külge kinni. Et siuke kavalnõks. Usun, et taigen on nüüd siin katte all piisavalt puhand. Et võime hakata proovima pakette vormida. Nagu mainisin, esimest korda elus teen neid, seega täiesti tuue maa siit alates, et üritame kuidagi need pallid siis nüüd soolikateks saada. Kõigepealt surume selle palli hästi lapikuks ja siis proovime voltida teda kuidagi viisi. Nii, ma arvan, et esimene on piisavalt soolikas küll. Panen ta siia paberi peale. Küljega vastu seda vaheseina, mis ma siia ehitasin. Nii, ja proovime siis teisega teha täpselt samamoodi. Et esmalt siis lapikuks ja siis kuidagi voltida ta selliseks kangitaoliseks ja siis keerutada paketiks. Sul on sellised suuremad õhumullid katki, nagu ma ütlesin. Ma ise eelistan, kui saias väga suuri õhuauke ei teki, siis ei ole ohtu, et moos või vahelt ära põgeneb. Tipud teravaks ja ma arvan, et sai täitsa paketi moodi pulk küll. Nii, ja läheb siis samasse paberi peale vastu teist paketti. Ja nüüd siis jälle
puhkama ja kerkima üks selliseks kuni tunniks, ma pakun. Seni, kuni ta muutub selliseks natukene nagu vahukommi sarnaseks oma tekstuurilt katsudes. Ah jaa, see aeg, kui nüüd need paketid siin kerkivad, on hea võimalus köök ära koristada, oma taigna tegemise nõud ära pesta ja hästi oluline asi on see, et tuleks panna ahi sooja. Mina proovin küpsetada umbes seal 240 kraadi juures, 240-250 kraadi juures ja vaatame, mis välja tuleb. Üks soovitus veel, et kui sa küpsetad seda sellise kõrge temperatuuri juures nagu 240-250, siis on hästi oluline vaadata, et sinu küpsetuspaber toetaks sellises temperatuuri juures küpsetamist. Ma tean, et osad paberid, mis müüakse, on kuni 220 kraadi ja mina spetsiaalselt vaatan siis sellist paberit, mis oleks kuni 250 kraadi, sest muidu on oht selles, et vähe sellest, et see paber muutub ahjus pruuniks, et ta võib ka põlema minna. Küll see hea kohv on ikka hea. Ahi on saavutanud oma temperatuuri, üks topptipp veel, kui sul on kodus tavaline ahi, nagu meil kõigil, siis minu soovitus on soetada sinna üks mehaaniline või siuke tavaline teromeeter sisse, sest need ahju teromeetrid või ahju need temperatuuri seadistused sageli ei näita päris seda õiget temperatuuri. Mõni ahi kütab alguses meeletult üle, mõni ahi ütleb, et on juba temperatuuri saavutanud, aga tegelikult on veel 30-40 kraadi puudus. Ühesõnaga, et olla kindel, siis tavaline teromeeter ahju minu soovitus. Ja järgmine top tipp on see, et bagettide küpsetamisel või üldse saia küpsetamisel, et koorik tuleks selline krõbe, siis oleks mõistlik panna ahju põhja kauss keeva veega, et sealt siis aurustuks vett küpsetamise ajal. Ja see vesi siis teeb selle kooriku veel omakorda rohkem krõbedaks. Aga nagu ma ütlesin, ahi on saavutanud temperatuuri, keedan vee, panen vee ahju ja siis tegeleme juba järgmiste sammudega. Vesi keeb, valan ta plekkkaussi ja tõstan juba ahju ära ja siis tegeleme järgmiste sammudega edasi. Ma arvan, et paketid on valmis ahjumi minema küll. Nagu ma ütlesin, purjetan siin väga kõhutunde pealt, ega ma täpselt ei tea, kuidas ja mis nad olema peavad, aga mis siin ikka, kodune tegemine ja katsetamine ongi tegelikult väga põnev. Aga ühesõnaga järgmine tegemine, vaja on siis kas žiletti lihtsalt või teravat nuga või siis sellist spetsiaal pagari tööriista. Inglise keeles vist äkki enda nimi laam, kui ma ei eksi. Sellega siis lõikame bagettide sisse sellised, kuidas ma ütlen, praod või lõigud, et bagett saaks ilusti paisuda ja kerkida veel ahjus omakorda ja tekiksid sellised bagetile omased mustrid siia peale. Ja mis ikka, läheb ahju. Nagu ma ütlesin, 24-25 minutit umbes on taimeri peale ja loodame parimat. 20 minutit sai täis. Minul vist ütleb nüüd närv ülesse. Et ei taha ju, et nad väga ära kõrbeks ka. Ühesõnaga, läheb ahi kinni, veekauss ahjust välja ja siis vaatame, mis saab. Aga ma arvan, et nüüd ongi paras aeg saiad ahjust välja võtta. Ja siin nad on, minu esimesed paketid. Krõbisevad, krabisevad.
on küll krõbedad. No nii, nüüd tuleb oodata, et nad piisavalt veel natukene jahtuks, et lahti lõigates ära ei rikuks. Ja siis head isu või bon appétit, nagu vist prantslased ütlevad. Ehk et head katsetamist reedeks ja kohtume järgmine kord. Peaks vist panema video pealkirjaks nagu iga teisel YouTube'i kokavideol on, et kui ma selle retsepti järgi küpsetasin, siis ma lõpetasin poest saia ostmise ära.